kõige suurem spetsialist ilmselt tuletornide ajaloo küsimuses. Nii et kellel pärast on jätkuvalt küsimusi, siis olge palun valvsad ja küsige julgesti, et praegu on spetsialist meil käe pärast võtta. Palun. Tere kõigile. Natuke enda tutvustuseks. Hariduselt olen ma tegelikult insener, ehitusinsener ja ajalugu ja ka see mereteema või tuletornid, see on mulle tegelikult rohkem hobi. Nüüd elus põhilise aja 40 aastat ma olen tegelikult muinsuskaitsega ja meremälestised või merekultuuri mälestised on ka siis üks osa sellest olnud. Nii et ma ei ole ajaloolane ja see, mis ma räägin, väga tõsiselt ei maksa nagu akadeemilises mõttes võtta. Nii et palju on minu enda tunnetus, millest ma siin räägin. Nii, ja siis me hakkame meie loenguga pihta siin, väike ülevaade. Esimene, siin on kirjutatud navigatsioonimärgistus. Navigatsioon on tegelikult meresõit. See on, kuidas merel sõita. See on, aga siin on tegemist järvega, nii et siis me peame natuke mõtlema, kuidas seda nimetada veesõiduks või need üldse, need mõisted ja eriti igasugused meremärgid, navigatsioonimärgid. Siin järve peal on natuke, võib-olla kutsutakse teistmoodi neid. Nii, lähme edasi siis. Ja alguseks ma tõin ühe vana kaarti siia, kus on päris kenasti see Eestimaa ära tuntav. Siin on siis näha meil saared ja Eestimaa ja siis kus toimus nüüd selle meie siseveekogudes liikumine ja ka kaubavahetus. Üks suund on kindlasti mööda Narva jõge, mööda Peipsit, Lämmijärve, Pihkva järve, siis Pihkvasse, edasi juba sealt Novgorodi. Et see oli juba ilmselt muinasajal, aga ka keskajal veel toimis. Ja teine suund, millest on suhteliselt vähe teada, on läbi Kesk-Eesti. Siin on, selle kaardi peal on huvitavalt, näete, Pärnu jõgi ja see viib ilusti siin läbi Viljandi järve või Võrtsjärvele ja edasi Emajõe pidi Peipsile. Aga kuidas see liiklus seal toimus, sellest me väga vähe teame. Aga need keskaegsed liikumisteed, sageli nad olidki salajased ja kui kuskil näiteks oli poliitiliste põhjustel näiteks piiratud, siis prooviti kohe leida teisi võimalusi, kuidas ikkagi raha teenida, kuidas kaubandusega oli seda kõige soodsam teenida. Ja Peipsi on siin Peipsi bassein, võib nimetada ka minu arvates Peipsi bassein, see on kõik see Peipsi järv ja siis jõed ja järved, mis on sellega seotud. Nii, nüüd on väiksemalt näha juba siin Peipsi järv, siis on kitsam koht on kindlasti Piirisaare juures, kus on navigeerimisega või sõitmisega on probleeme. Lämmijärv, kus oli ka kitsas. Ja kui nüüd, miks ei saa siis tulla, ütleme, mere pealt otse mööda Narva jõge, aga Narva kosk on veel ees. Ja järelikult vanasti pidi siis Narva kosa juures vähemalt pidi siis
ühel pool koske maha laadima siis kauba ja siis teisel pool uuesti see kaup peale, vahepeal mööda maad vedama. Ja Narva jõel muidugi oli ka palju veel igasuguseid kärestikke ja kus oli problemaatiline see liikumine. Siin on paar sõna sellest vanast. Mul kunagi oli üks ettekanne, sealt ma võtsin selle veel, et oli ka see sihuke müütiline Pärnu-Tartu veetee. Ja mis me selle kohta teame siin on siis kirjas, et Pärnu jõe ääres siis Pulli asula koht, nii Võrtsjärvel on asulakohad, nii Pärnu Emajõe kandis keskajal ka Pärnu ja Emajõe kandsid just nime. Nii, ja Viljandi ja Tartu olid mõlemad hansalinnad. Miks Viljandi hansalinn näiteks? No ilmselt ikka selle veeteega seotud. Ja nüüd, missugused kaubad näiteks üldse liikusid? No kõige rohkem on ilmselt mööda Peipsi basseini ja nii jõgesid kui ka Peipsi järve puit on liikunud. No siin on nüüd näha parvepoisid, mismoodi nad liigutasid. Iga kevadel käis suur puidutransport mööda jõgesid. Siis oli ka laevaliiklus oli takistatud tänu sellele. Ja siin on üks tore pilt ka rannapungerjast, kus rannal on siis palju puitu. Küll küttepuu ja ilmselt ka palke, mis siis mööda jõge metsadest kohale toimetati ja siin juba laevadele laaditi. Või moodustati parved ja parvesid veeti ka mööda järgi. Ja tavaliselt liikusidki, need parved liikusid siis Narva jõkke, jõe suudmesse, mööda Narva jõge alla ja ka Kosest lasti lausa palke alla. Jälle allpool korjati kokku, siis Narvas ja Narva-Jõesuus olid väga suured saeveskid, siis juba saeti seal ära ja edasi Narva jõe suudmes olid siis suured laevad. Sinna viidi väiksemate alustega, viidi sinna laevadele, laaditi peale ja siis läks siis nii Eestisse, Tallinnasse kui ka välismaale hästi palju puitu. Siin on ka üks rannapuhkeja tore pilt on. Mismoodi veeteel vanasti kasutati väga palju. Veetee oli kõige ökonoomsem, maanteid ei olnud õigeid. Need olid rajad ainult. Ja siin on näha üks pilt, mismoodi mees tassib oma materjali ja ka, mis ta valmis oli teinud juba. Saelauad ja parvedega mööda veeteed. Eks ta nii võis ka väga kaugel ajal olla, kui veel maanteid ei olnud. Ja sellised raapurjega lodjad liikusid siis. See on ilmselt juba keskajast pärit laevatüüp, hästi madala põhjaline Peipsi ja kõik need jõesuudmed ja kõik on väga madalad. Siin sai liikuda ainult selliste lamedapõhjaliste paatidega. Siin oleks väga tore pilt, et kuidas need Peipsi laevad, seda oleks tahtnud küll näha, et mismoodi ikka mööda Emajõge sellised laevad ülesvoolu sõitsid, kuigi see kõrguste vahe tegelikult on Peipsist kuni Tartuni on ainult pool meetrit. Et väga tugev vool ei ole, aga
aga rahapurjega saab sõita siis, kui ikka tuul on rohkem tagantpoolt. Natuke ka külgtuulega, vastutuulega üldse midagi ei tee. Ja kuidas see toimus, see liiklus, kas siis vahepeal tõmmati siis teda tõesti nagu burrakid tõmbasid köitega või mööda kallast või ja kaua see aega võttis, et Peipsilt sai siis Tartusse. Ja siin on toredaid pilte veel, kuidas need laevad liikusid ja need kaubalaevad hästi suured muidugi jah, nagu siin näha on. Mahutasid palju kaupa ja sihuke tore kunstniku pilt sellest Emajõest. Ja ühel momendil, see oli siis umbes 1930. keskel, kui Luunja sild tehti, siis ei pääsenud mastidega sealt alt enam läbi ja siis pidid kõik mastid maha tõmbama omal ja neid hakati järel vedama siis. Aurulaevadega tavaliselt veeti sellel Eesti Vabariigi ajal neid järgi rotjasi. Aga mis liiklus veel toimus? No muidugi, kui aurulaevad tulid juba 19. sajandi keskel ja 19. sajandi lõpuks oli üsna tihe laevaliiklus juba Peipsi basseinis. Nii Tartu, Pihkva, Narva vahet käis see. Siin on üks tore pilt, mismoodi inimesed põhiliselt liiklesidki. Ja muide, veel 1950. aastatel oli laevaliiklus näiteks siin Võrtsjärvele ja väga tihedalt kasutati. Hiljem, kui juba maanteetransport hakkas rohkem arenema, siis hakkas muidugi tegema see vähikäike, see laeva teema. Siin on Narva tore pilt, Narva kosed ja siis siin on Pihkvast üks pildikene. Pihkva oli siuke tähtis keskus. Pihkvaga oli tihe kaubandus. Ja siin on Tartu pilt, kus näha on lodjad. Lodjad siis põhiliselt puitu tassiti, küttepuitu ja tassid ehitusmaterjali Tartusse lotjadega. Ja siis muidugi, kui juba tekkis piir Eesti-Venemaa vahel pärast vabadussõda, siis oli ka sõjalaevad Peipsil. Ja mis meil Peipsi kohta öelda, Peipsi äärde jõudis ka raudtee siin Mustveesse. Ja Mustvee sadam oli Peipsi kõige suurem nagu sadam. Siin on näha, kus raudtee lausa jõudis jõe suudmesse, et sai raudteelt kaupa otse laevadele laadida. Ja siin on siis Mustvee, toimub kauba laadimine laevale. Aga muidugi inimeste sõit mööda jõgesi ja see oli väga soodne ja sel ajal võib-olla aeg ei olnud nii oluline, nagu meil tänapäeval on Kaagvere sadamas. Nii, nüüd kui juba laevaliiklus, nagu siin on näha, siis on seda vaja kuidagi korraldada ja varem olid päevamärgid, mille järgi siis järvesõitjad ja meresõitjad, need siis orienteerusid. Hiljem juba aeg hakkas maksma ja oli vaja ka öösel või õhtul hilja, et saada aru, kus sa oled ja kuhu sa pead sõitma, et sihtpunkti jõuda.
no varem olid siis looduslikud objektid, kirikutornid, mis näiteks järvelt paistsid. siin on Lohusuu Mustvee kirikutorn on siin jah, nii. näiteks Nina kirik. Nendes samades kohtades on hiljem ka juba tulemärgid. Ja siis 19. sajandi keskel, muidugi kui hakkas juba tihedam laevaliiklus, aurulaevaliiklus, siis tekkis vajadus ka pimeduses järvel orienteeruda. Ja muidugi, kui sa mingit tuld nüüd märkad, siis peab teadma, mis tulega tegemist ja sellel tulel peaks siis olema see iseloom. Kas teatud aegade järgi siis kustub, põleb ja selle järgi sa saad juba teadmikkust vaadata, missuguse tulega on tegemist. Võtta peilingud juba ja sa saad aru, et kus sa oled, kus sa asud. 2 tule järgi on juba päris kindel asukoha koht teada. Ja siin on paar pilti on veeteede talituse laevast Uku. Uku oli see laev, mis pani neid, tema hooldas tuletorne ja pani ka igasuguseid ujuvaid märke välja. Siin on näha, tal oli oma tõstmeseadmed peal ja siin on üks tore pilt sellest Ukust, kui ta tõstab teise laevaga siin, tegelevad ühe uppunud laeva ülestõstmisega Tartus. Ja nüüd hakkame vaatama neid tulemärke, mis on aegade jooksul Peipsi äärde nagu pandud. Nii. Hakkame vaatama ülevalt Narva jões, enne siis Narva koske, üleval pool on Kulgu sadama tulepaak siis. Siis on terve rida sihttulesi olid ka Narva jõel. Nii, aga nüüd Peipsi peal oli näiteks Narva jõe suudmes 20. sajandi algul oli tulelaev, Narova nimeline tulelaev. Mis see endast kujutas? No ta oli lodi, ilmselt lodi, millel oli lihtsalt, tõmmati ülesse masti petrooleumi lamp. Ja nüüd on siis päris keeruline oli Narva jõe lähtest sõita Peipsi järvest Narva jõkke sisse. Siin oli 4 paari oli tulesid, erinevat värvi tuled. Nüüd jõuame Rannapungerja tulepaagini. Nüüd ütleme, mis oli siis tulepaagi ja tuletorni vahe. No tuletorn on laiem mõiste, tulega märk. Ja tuletorni kohta öeldakse, et peaks olema vähemalt 10 meremiili kaugusele tuli paistma. Ilmselt siin ei paistnud ta 10 meremiili kaugusele. Ja ta on selline tulepaak, ta on ikka lihtne ehitus, nagu ajutine ehitus on siin tegemist. Et sel ajal oli ta kindlasti tulepaak veel. Nüüd, ega varem teda võidi ka tulepaagiks nimetada, aga ma oma kapitaalsuse astme poolest ja ta ikkagi minu arvates vääriks tulepaagi nimi, tuletorni nime. Ma teeks väikse remargi. Tegelikult Andrei Rütkinen mõtles mulle, et nüüd on ta jälle tuletornina kirjas. Jah, huvitav on see tuletornide arv on Eestimaal muutunud, kasvanud. Ma vaatasin ka, eile viskasin pilgu, et oli, kui enne oli siin 10 aastat tagasi
oli 40 tuletorni kirjas, siis nüüd on juba 55. Aga ega neid juurde ehitatud ei ole. See on ilmselt ikkagi oleneb meie suhtumisest, kuidas meie nendest lugu peame ja ma arvan, et just kohalikud inimesed, kui nemad peavad, et see on tuletorn, no siis ta on tuletorn ja ega sellepärast nüüd küll navigatsioonis midagi ei juhtu, et kas ta nimetatakse tulepaagiks või tuletorniks. Et kas hunt või kriimsilm või susi või noh, ei ole vahet ilmselt. Põhiline, et ta oma ülesannet täidaks ikkagi. Ja paljud tuletornid ei tööta enam, nende järel puudub vajadus nagu, aga me nimetame ikka tuletorniks, kuigi tal tuld ka enam tuld ta ei näita. Jah. Nii, ja siin on nüüd jah, tore pilt, rannapunger ja tuletornist. Edward Pääro peaks olema selle pildi autor. Nii, võtame edasi nüüd Peipsi lääne kaldalt, lähme edasi ja Emajõe ümbrus. Seal on siis meil Nina tuletorn, ka üks väike tuletornike, seega tüüpiline raudbetoonist tuletorn. Ja siin üks väike näide ka, et kuidas see tuletorn varem töötas. Tänapäeval on asi nagu lihtne, et elektriga töötab. Elekter saadakse kas siis päikesepaneelidest või elektritrassist. Aga varem, kuidas tema töötas atsetoleeniga, need hakati just need tüüpilised siuksed nagu need 3 Peipsi tuletorni, suhteliselt madalad, aga ja tule nähtavuskaugus ka piiratud kuskil tavaliselt 10 meremiiliga. Aga kuidas nemad töötasid atsetoleeni blinkaparaadiga, see leiutati 20. sajandi alguses Taleni poolt, Rootsi insener. Aga kuidas ta täpselt töötab, Tiia teab meil. Tema on Vergi tuletorni vahi tütar ja tema ise on käinud seda põlema panemas ja siis kustutamas. Võib-olla räägid, et? Jah, kõigepealt tuli keerata balloon alt lahti ja suuremal piimajakal oli üleval selline väike tuli, mis kogu aeg põles ja siis see hakkas blinkima seal. Aga olid 2 meremärki, niisugused suunatuled, mis olid sihttuled. Ja üks oli väiksem, teine tema taga siis kõrgem, näitasid, kust laev pidi pöörama sadamasse. Ja nendega oli hoopis keeruline. Nad olid seal minust mitu teist meetrit kõrget või mitukümmend koguni. Üks ja tuli ronida lahtise redeliga ülesse vihmas ja tuules sügisel. See oli, algul läks ikka see ei olnudki redelit, oli palk ja kandiline ja see olid lauad niimoodi pandud. Ja üleval poolt siis oli küll redel, aga see redel oli püstloodis. Mitte enam niimoodi, et täitsa püstloodis ja siis üles minnes tuli lahti teha. Selle balloonil oli selline punane ots, nagu tal oli ees aken, taga luuk ja sa pidid hoidma ennast kinni ja selle luugi tõmbama lahti, teise käega tikku doosi hoidma, sest siis ei olnud välgu ja klõpsima seal vihma käes, et see tikk ruttu sinna sisse saada. Alt oli juba lahti keeratud, ta blinkis, et see põlema saada, nii et see oli täiesti väga keeruline, eriti sügisel. Ja naisterahval. No naisterahval, ma olin laps selle ajal. Aga muidugi ema ja isa käisid meil seda, neid tuli nagu kogu aeg siis süüdata. Kuidas see blinkimine või? Nendel mingi agregaat. Ta on atsetoleeni survel automaatselt, ta blinkib, tal pannakse peale
nii et ta annab selle tule muster on tal niisugune kindel, et pimeduse ja valguse tsüklid on täitsa kindlad, mille järgi merel teed kindlaks. See on just see. See on Vergi majaks, et temal on selline tsükkel. Teistel majakatel teine muidu. Nii, vaatame nüüd edasi. Et mis me veel näeme, ninatuletorn, seda me vaatame pilti ka hiljem. Nii, siis on Mustvee sadama sihi tulepaagid, et Mustvee sadamasse sisse sõita. Need on praegu ka seal olemas uuendatud kujul. Nii, ja muidugi Emajõe suue, et seda üles leiab Praga sihi tulepaagid olid Suudmes. Nii, Emajõgi oli üldse, Emajõe delta, see on ju kolmes suunas, tegelikult Koosajõgi on üks väike osa ja siis on ka siht, mis on kunstlikult küll rajatud, kuid olenevalt nüüd tuulest vanasti valiti koht, kust välja Emajõest sõita, selleks, et saaks purjede all välja sõita. Et kas altpoolt või siis keskelt Põhi-Emajõest või siis ülevalt poolt. Ja tulelaevad üldse Peipsil kokku oli 5 tulelaeva. Varem neist suurt teatudki, kõik niisugused ka tulelaevad. Ja siis Emajõe peal oli küllalt palju nii tulepaake kui ka igasuguseid sihimärke, kõrge veemärke. Kevadel ujutas Emajõe luha üle, väga raske oli üldse määrata, kus siis see jõgi voolab, et lihtne oli sõita Einamaa peale ja Võrtsjärvel siis oli omakorda Rannu Jõesuus ja siis Tänasilma Jõesuus olid tulepaagid. Nii, siin on pilt Mustvee sadama sihi märk on siin. Nii, Nina tulepaagist on pilt meil olemas. Siin on nüüd kõrvuti on siis tulepaak ja tuletorn. Nii, nüüd on siin näha just valmis Nina tuletorn. Tore väike tuletornike. Ja siin on üks pilt, mismoodi mööda Emajõge suur laev. Siin on parvekoht, mismoodi siis parvekohas lasti siis see kett, millega parve tõmmati, see lasti jõe põhja ja ülevalt lasti siis laev läbi nagu Läänistesse, sai sõita sisse Ahjajõel. Siis Tartusse muidugi käis tihe liiklus mööda Emajõge. Nii, ja Tartust võis jõuda ka ülesse Võrtsjärvele. Võrtsjärvel muidugi oli juba 3,5 meetrit oli Tartust Võrtsjärvele oli vaja tõusta. Seal olid ka kärestikud. Ega Lodjaga sinna eriti ei kippunud. Ja üldse Kivisild juba takistas tegelikult Lodjaga edasi liikumist. Ja Tartust võis sõita siis Võrtsjärvele ja Võrtsjärvel võis sõita siis kuni Õhne jõe pidi Suislepani välja. Siin on näha üks aurulaev on Suislepa mõisa all. Nüüd läheme Peipsi allapoole mööda Peipsit juba Lämmijärve Suudmesse jõuame. Ja seal oli ühel pool, Eesti pool Piirisaart oli siis Eesti värav, nimetati Eesti väravaks. See oli kitsas koht, mida on korduvalt süvendatud, et saad läbi pääseda. Ja Vene pool oli siis Vene värav. Ja selle kitsas koha ees oli siis tulelaev Uhtinka. Vaatan veel. Ja siis oli Laaksaare sadama sihid tulepaagid, praegu peaks olema. Nii.
Vene väraval oma tulepaagid ja Vene väraval oli ka tulelaev Meža veel 1912. Ja jõuame mööda seda Lämmijärve siis Mehikoorma kitsus. Et see on navigatsiooniliselt küllalt keeruline koht, eriti praegu, kui seal riigipiir ka veel on kohe lähedal. Ja siin on üks tore skeemikene, mismoodi siis see on näha, vasakul on näha Emajõe suudmes, siis on näha ka siin on näha tulelaevake siin kaevandusihi juures. Nii, ja siis on teine tulelaev, on siin näha, siin on Vene värav, siin on Praliv Tšuhhonski varuta. Ühesõnaga Eesti, Tšuhna oli eestlane, Tšuhhonskaja varuta. Ja teine oli siis Vene värav teiselt pool Piirisaart. Nii. Ja siin on näha, vaata üks haruldane pilt on, see on siis tulelaev. Tulelaev oligi tähtis pimedas just. No vot. Ja siin on ka, niisugused tulelaevad siis olid Peipsil, et 5 tulelaeva siis. Venelastel oli 2 ja Eesti poole peal oli 3 siis. No tsaari ajal muidugi oli kõik üks Venemaa siin. Ja siis on Piirisaare ümbrus, siin on näha, see navigatsiooniliselt küllalt raske ja siis oli ka põhiline, kuidas ikkagi sellest madalast kohast läbi jõuda ja eriti veel ma mõtlen, et nende samade lotjadega, kui see kinni jäi, kuidas seda ikka kätte saada uuesti, kui näiteks valesti sõita ja et väga suured probleemid. Nii, ja Mehikoorma kitsus, nüüd näha, Mehikoormas väga tähtis Mehikoorma rand ja seal tulepaak või tuletorn nüüd hiljem, jah. Nii, tulepaak, Mehikoorma, ka samas lihtne palkidest ehitis, kus on atsetoleeni balloon on all siin ja üleval on siis see blinker, atsetoleeni blinker, mis siis vilkus. Ja Mehikoorma tuletorn juba mõlemad kõrvuti kohe peale valmis ehitamist, tuletorni valmimist. Nii, ja nüüd vaatame veel Lämmijärve lõunaosa, Salusaare ümbrus. Ja sealt hakkab siis Pihkva järv. Aga Salusaare juurest sai siis Võhandõu jõkke sõita sisse. Ja Võhandõu jõed mööda siis edasi Räpinasse välja. Ja siin on üks vana tore kaart on sellest Salusaare ümbrusest ja siit Salusaarest võeti tegelikult põhisuund oli ikkagi Pihkva poole, Pihkva järvele, et jõuda Pihkvasse. Et siin on üks tore vana pilt on sellest Salusaarest. No, tulemärke siin muidugi näha ei ole, aga iseenesest oluline saarekene. Ja mööda Võhandut jõuti siis Võõpsu sadamasse ja isegi jõuti Räpina alla. Räpina paperivabrik võib-olla sellepärast loodigi sinna, et sinna pääses laevaga ligi. Nii, ja sellega praegu ongi kõik minu poolt. Aitäh!
vastaksin küsimusele või kui midagi jäi rääkimata võib-olla. ja kas sa nendest tulelaevade saatusest ka midagi teada? Vaat ei tea, aga ma arvan, et eks nad võisid olla päris lihtsad lodjad ja jaanituli jah, või pikk. jah, rannas ikka pandi aegunud paadid jaanituled. jah, vanasti oli niisugune komme ja kahju, et vana laeva nüüd põlema panna, aga ka see võis olla. Aga tavaliselt jah, nad ilmselt olid harilikud alused, kirjutati nimi peale sinna küljele ja üles siis petrooleumlater pandi põlema ja siis tõmmati vintsiga üles masti ja täitis oma ülesande ära oma seal. Sest kõige tähtsam siiski, kas merel või järvel, no Peipsi on ikkagi väga suur järv ja on seal aru saada pimeduses, et kus sa oled ja selleks oligi need tuled, mille järgi siis saadi teada ka poid, mis olid ka valgustatud poid olid ja et mitte sõita näiteks kuskile madalale või karile või sellepärast see oli ikka paras õnnetus, kas sellest laevast pärast asja saigi, kui sa või kas keegi suutis seda välja tõmmata. Nii et tulelaev seis ühes kohas kogu aeg? Tulelaev ta pidi ühes kindlas kohas olema. Kui ta oleks kohta vahetanud, siis ta oleks ilmselt segadust tekitanud. Üldse need päevamärgid või ka tuletornid, need on oma kindel koht. Ja vaata sellega tekib, kui näiteks on legendid, et seal Hiiumaal tehti selliseid pettetulesi ja see juba eksitab ära ja siis sa tõesti võid karile sõita. Ja mingil juhul isegi näiteks mere ääres keelati tulede põletamine. Lõkked, aga hiljem, kui elektrivalgus tuli, siis neid tulesi sai juba palju. Ja nüüd, et aru saada, et missugune on neist nüüd see meremärgi tuli, siis ta pandigi vilkuma teatud sagedusel või et oma muster nagu tekkis. Selle järgi sa pidid kindel, 100% kindel olema, et ta põleb. Ja teiseks, see tuli pidi põlema. Et kui ta ei põlenud, siis võis ju see laevasõitja arvata, et ta võib veel sõita kui kaugele. See pidi kindel lugu olema, et selle eest tegelikult karistati väga tugevalt seda sama, kas nüüd tuletorni vahti või. Tulelaev pidi iga ilmaga seal siis väljas. See on põhiliselt, ega kesksuvel valgetel öödel teda suurt vaja ei olnud, aga sügise poole ja kuni nad olid jõuluni välja olid, et sellepärast ikkagi seni, kui hakkas Peipsi jäätuma, siis kadus vajadus nende tulemärkide järgi ära. Ja see on, peame ütlema, et see oli väga kulukas. No legend võib olla, et varem ka tehti, olid kindlasti mingid tuled olid või et keegi, et seal kuskil oli tuletorn või vaata, sellest peab jääma jälg mingisugune. Esiteks selleks, et tuletorni kuskile panna, ta peab olema siis mere kas lootsi raamatutes või meresõidu eeskirjades peab ta kirjas olema. Et kõik mõistavad, et see on see tuletorn ja see töötab mis ajast, mis ajani kõik. Et see ei ole niisama, et keegi süütab kuskil ja süüdata võid omale laterna panna aknale sinna kuskil, et kalur siis merelt näeb ja ta tuleb või järvelt näeb ja ta teab, et nüüd ma tulen selle oma laterna järgi tulen. No tänapäeval ka see on kasutavad sihukest varianti, et leiad üles, kui jääd kogemata hiljemaks. Mul oli veel küsimus, kas tulepaagil ja tuletornil siis vilkusid need tuled ühtemoodi, kui paagi asemel ehitati tuletorn hiljem? Ja see muster võis sama jääda. Ega see on ainult, see on nimetus.
muide vene keeles on ju majak, kõik üks majak, majakas, et meie siin noh, proovime, aga ma arvan, et kuidas me ise tunnetame, et see meresõidu, see kuidagi noh, ei nüüd, tuli on ikkagi kindel tuli kindlas kohas, kindla mustriga äratuntav ja, aga see, kuidas ta ehitatud on nüüd võib-olla selles, et noh, et need tuletornid on ka ühtlasi ju päeva ajal on nad päevamärgid ju ka. Et ta peab noh, äratuntav olema, tema värvus ja siis kuju ja kõik on ju kirjeldatud meresõidu eeskirjades. Tahtsin tänada teid, Jaan. Jah, mul oli väga meeldiv tulla. Talle otsa kodusin, just mõeldes teid. Aitäh.